tervist! Järjekordne vlogi osa on siis sinuni jõudnud ja täna just jõudsin tagasi siis Audrust, see on siis Pärnu kandis ja seal lasteaias oli mul üks väga lahe loeng, kuhu mind siis kutsuti juba päris ammu ja täna siis sai see ära peetud. Nii et siinkohal, kui inimesed, kes seal loengul olid, suur tänu teile, oli väga tore teiega seal koos aega veeta. Aga nüüd on kõht tühi. Energiat on täna juba palju kulutatud ja ma arvan, et õhtusöögiks üks selline toit nagu näiteks kana Kreeka jogurti kastmes sobib väga hästi ja kõik, kes toitumiskava järgivad, saavad täpselt sama toitu leida sealt menüüst ja järgi teha ja maitsta. Aga näitan teile siis täna, kuidas algusest lõpuni ehk siis selle toidu hankimisest kuni siis selle hetkeni, meil oleme seda sööma hakanud, kuidas see protsess kõik välja näeb. Nii et lähen käin siin kodupoes ära, milleks on siis Sikupilli Prisma ja siis tulen koju siia tagasi. Teen selle toidu valmis, nii et lähme siis. Nii, jõudsime siis läbi tugeva vihma ilusti toidupoodi, mis tegelikult väga raske polnudki. Ja nüüd on vaja siis meil neid koostusi osta, et siis te hakata tegema seda toitu. Nii, ja nüüd kui te toidupoodi jõuate ja kui mina siia jõuan, siis alati asi, mida ma teen, on see, et ma võtan korvi. Ja kui mul tuleb palju asju, siis ma võtan 2 korvi. Kui mul tuleb väga palju asju, siis võib-olla käru, on ju. Aga praegusel hetkel kindlasti, kui te tulete poodi mõnda asja ostma, nii et pool korvi ainult tuleb ja võib-olla väsimus või mis iganes, aga te võtate toidukorvi, et siis vähemalt natukenegi oma aktiivsustaset üleval hoida selles istuvas maailmas, kus me elame. Nii. Vaatan siis oma ostunimekirja praegu ja praegu hetkel ma võin öelda, mis asjad mul olemas on. Need ma kõik saan juba ära märkida siin. Nii, Rooma salati asemel me kasutame natuke midagi muud. Tomati ma ostsin tegelikult ära. Till on mul külmutatud. Kurk on mul olemas. Küüslauk on mul olemas. Ja suitsutud peikon on mul ka olemas, mille pärast me siia poodisse tulime. Kanakfileed mul pole ja seda ma võtan siis tõenäoliselt mingisugust topeltkoguse. Ma pakun, et sul on ka isu suur. Ja sibulapulber on meil vaja võtta, valgeveini väädikas on mul olemas ja Kreeka jogurt on täpselt samuti vaja võtta. Nii et lähme haarame need paar asja ja siis me saame selle valmi minna ja teha selle toidu ära. Nii et let's go! Sibulijauh, ühesõnaga sibulapulber on ka olemas. Ja nüüd ongi kõik asjad koos, sest ülejäänud asjad on mul õnneks kodus olemas, nii et läheme siis valmistama. Nüüd me läheme ohutsooni. Kui see ei ole veel piisavalt tugev, siis ära seda tee, mida sa kohe näed. Nii, lähme. Läheme kõnnime ohutsoonist läbi, aga samas ma tahan teile tegelikult näidata, et see on väga reaalne, näete. Siin on ilusad värvilised pakid ja kõik on väga tore, on ju. Ja mõni inimene siin mõtleb, et võib-olla tahaks midagi, aga tegelikult see ei ole üldse hea, see ei ole üldse vajalik. See, mis me vajame, on tegelikult siin. Nii et lähme maksame ära ja lähme minema siit. Nii, oleme siis jõudnud minu kööki ja kes on mu laive vaadanud, siis see on kindlasti teile väga tuttav koht. Ja enne kui me alustame, ma tahan siis öelda seda, et see on üks väga praktiline soovitus. Seega, kõik kuivained ja asjad, mis säilivad kaua või mida teil on võimalik sügav külmas hoida, siis ostke nagu hulgi. Sellepärast, et siin mul on väga palju pähkleid, ma ütleks, umbes 6 kilo pähkleid on mul siin ja mul on siin mitu kilo liha ka peal ja need asjad ma ostan tavaliselt hulgi ette ära, sellepärast, et ma saan liha säilitada sügav külmas ja pähklid ma saan säilitada siis köögikappides ja selle asja point on veel see, et sellega säästab raha ka tegelikult. Nii et see on toidu säästmisele üks hea nipp on ju. Proovige leida, kus te saate hulgi hinnaga osta endale toiduainet, siis te säästate raha. Mina ütleks, et pähklite pealt ma säästan umbes 30 €, kui ma neid individuaalselt kogu aeg ostaks selle 6 kilo kokku endale. Nii et see on ikkagi mõistlik. Aasta peale võib päris korralik summa tulla, nii et mõelge sellele. Ühesõnaga, hakkame siis pihta. Kõik on väga lihtne tegelikult. Käed on mul juba puhtaks pestud, sellega ei ole probleemi. On vist või? Nii. Kõigepealt pann sooja, sellepärast et seda meil läheb ju
Seda meil läheb ju vaja selleks hetkeks, kui ma kanaga valmis olen. Nagu te nägite, silmamõõt on mul üsna täpne, aga see ei ole mingisugune erioskus, mis mul on, vaid see tegelikult tuleb ajaga kõigil. Kui sa kasutad kaalu, sa lõikad tükke valmis, mis on sinule nii-öelda õiged kogused või siis kellegile teisele, siis tegelikult, kui sa neid mõnda aega kaalud, siis mingil hetkel hakkab tegelikult sinu sõlmamõõt sinu heaks tööle. Esimene tükk oli siis 126 grammi, ehk siis 6 grammiga panin mööda, sisuliselt see ei ole mitte midagi. Ja teine oli siis natukene vähem kui 120, nii et see oli siis 114 vist oli, sest 230 oli kokku, on ju. Nii et ei olnud 130 kokku, see oli vähem ikka. Nii et ühesõnaga, kes siis on ikka neid gramme loeb, on ju? Selle kuulile peale ära. Ja muideks, toidukogused on suured sellepärast, et on suured mehed, on ju. Ma teen isiklikult, vähemalt teen palju trenni, on ju, ja see tähendab seda, et ma kulutan energiat väga palju ja ma pean selle energia endale ju kuidagi sisse ka tagasi sööma ja siiamaani kõik need toidud, mis ma endale teinud olen, on ju, enda kava järgi, tegelikult nendest toitudest piisab mulle väga hästi. Bit by bit, creative imagination began to have a new art form. Makes me feel I belong to something. Siin ta on kaks suurt portsu kanasalat kreeka jogurti kastmega ja see sai kõik tegelikult, mul on retsepti valmistuses kirjas 20 minutit, aga me tegime selle oluliselt kiiremini valmis. Nii et, no mitte oluliselt, okei, mingi 17 minutit läks, aga ikkagi, kui kiiresti liigutada toidu tegemisele ainult keskenduda, siis saab kõik need asjad niimoodi valmis teha ja maitse on ilmselgelt imehea. Mulatan siit sulle ka taldriku ja teeme siis maitsetesti. Mina saan seda salatit nüüd juba 3. korda, aga ma olen seda nii vähe söönud, et iga amps on nagu esimene amps ja tuleb selline mõnus suur amps, nii et proovi kindlasti järgi see ja tagasi on alati oodatud, aga nüüd paneme kaamera kinni, lõpetame selle vlogi ära ja jätkame söömisega. Tšau!